Hei, mina olen Joosep ja ma teen asju. Seekord ma näitan teile, kuidas teha väga kergesti oma kõige esimest Dungeons and Dragons tegelast. Võib-olla mõned sõbrad on sind kutsunud D&D-d mängima, aga sul pole aimugi, kuidas tegelast teha. Aga pole hullu. See video näitab siis, kuidas teha väga kergesti, väga kiiresti oma esimene tegelane. Ma seletan ka, mis need punktid tähendavad, mis erinevad punktid on, mingid dexterity'd ja strength'id ja kõik muud punktid ja värgid ja siis saategi kohe minna oma sõbra juurde mängima. Esimese asjana lähme siis D&D Beyond kodulehele. See leht on lihtsalt uskumatult hea, see teeb kõik asjad, mis seonduvad D&D-ga väga lihtsaks ja väga arusaadavaks. Tee kõigepealt endale siis siin lehel kasutaja ja siis saabki tegelast teha. Nii, võtame siis kohe Tools näiteks ja Character Builder. Kõige lihtsam on hakata standardist pihta. Esimene leht on siis üks kõige keerulisemaid, et siin koha peal ma ütleks, et ma tavaliselt lükkan need kõik sisse source'id, see lihtsalt näitab seda, et milliseid raamatuid sa kasutada võid, et oma tegelast teha. Selle koha pealt küsi oma DM-i käest, et mida ta tahab teha. Esimene asi, mis me valima peame, on advancement type, mis on siis milestone või XP. Milestone tähendab ühesõnaga seda, et DM ise valib, millal ta leveleid annab. Ja XP tähendab siis seda, et sa saad XP-d mängu jooksul, mis aitab sul lõpuks siis leveleid saada. Selle kohta küsi ka oma DM-i käest, eks ta sulle ütleb, kuidas seda asja teha. Hitpoint type, muidugi manual, see tähendab seda lihtsalt, et sa veeretad ise oma elud. Feat'id ja multiclass requirements, neid võib mõnusalt sisse jätta, et neid ei pea kasutama, kui ei taha, aga no võimalus võib ju olla. Ja muud asjad, neid pole vaja isegi näppida. Need asjad on kohe alguses paigas. Muidugi on meil ka tegelase nime vaja, sest Psyod, character, see pole mingi nimi. Õnneks D&D Beyondis on siuke asi nagu randomize nupp. Jam Valor, ei, see mulle küll ei meeldi. Luceran, Palrus, Etta. Kõiki neid asju saab iga kell muuta, nii et võib-olla me tuleme siia pärast tagasi, kui me täpselt teame, mis rass ja klass meie tegelane on. Ja siis võtamegi next siit kõrvalt ja nüüd saabki valida rassi. Ma võtan kõigepealt basic rules endale, et siin on mul muid asju ka lahti tehtud, aga teeme kõigepealt basic rule'idega, et siin on asju valida küll ja kui sa pole varem mänginud, siis need on head rassid, millega alustada. Nagu te näete, siis kõik rassid ja klassid, neil on racial trait'id, mis tähendab, et neil on väikesed eelised mingeid asju tehes, olenevad, kes nad siis on. Meil on siis kõigepealt siin Dragonborn, kes on lihtsalt lohedest siis tulnud siuksed humanoid elukad, nad on väga head armoris ja strength'is ja siukestes asjades. Sobivad väga hästi näiteks paladinideks või mis see oli nüüd? Mis see oli? Rage'is? Mis see oli? Kas ma olen loll või? Ma olen vist päris loll. Või tule meelde see klass? Barbarian, what? Või siis sobib ka väga hästi ka sortsuks. Järgmine meil on siis siin dwarf, siin on ka kaks varianti, mis annavad väikeseid siis eristusi neile. Aga muidugi dwarfid ka annavad constitutionid, dwarfid on nagu dwarfid ikka, Lord of the Rings'i olete näid, et dwarf on ju. Elfid on siis elavad hästi pikalt, siin on ka 3 varianti, millist elfi sa tahad mängida. Ja elf on elf, neil muidugi on päris head rassieelistused. High elfid saavad endale ühe spelli ja sa ei pea isegi mingisugune võlur olema. Half orc, see on siis, kui sa tahad põhimõtteliselt tanki ehitada, et need tüübid ei sure ka, neil on siuke huvitav asi nagu relentless endurance. Kui sa 0 hitpointini lähed, siis sa saad öelda, et ei, mul on üks elu alles veel. Väga-väga kasulik. Ja siis on muidugi ka halflingud, et kui sa tahad olla Bilbo Baggins, siis sul on see täitsa võimalik. Lisaks sellele on meil siis kõige tavalisemad humanid. Need on siis inimesed, nad on kõige vähem spetsialiseerunud, põhimõtteliselt neid on hea ehitada ükskõik milleks sa tahad. Et kui sa valid inimese, siis suurt vahet ei ole, et millise klassi sa võtad. Gnoomid on siuksed väiksed tegelased, natuke halflingute ja dwarfide moodi, aga nad on ka siuksed kaevandajad. Aga neid teeb eriliseks just see, et nad on erilised leiutajad. Et kui dwarfid kaevandavad, siis kuskil kaevandustes oma oore müüvad gnoomidele või siis gnoomid arendavad asju nendest. Tieflingud on nüüd huvitavad, sest tieflingud on inimrass üldiselt, kes kunagi ammu tegi pakti deemonitega ja siis neil on mõned erilised
feature'id teemonite moodi nagu sabad ja sarved ja tavaliselt ka mingid lillad või punased nahatoonid. Neil on ka äge see, et nad on tulele resistentid, mis võib olla väga kasulik kunagi. Aasimar on ka siis põhimõtteliselt inimene, aga ta on Jumala poolt välja valitud ja see tähendab, et nad on siuksed poolinglid. Neil on ka backstory'd võimalik ise välja mõelda, kuidas ise tahad, et äkki nad ongi pooljumalused või mis iganes. Aga neil on siis igasugused huvitavad asjad, et lõpuks nad saavad lennata ja inglid olla, nad võivad olla langenud inglid või tõusnud inglid ja need on ka päris lahedad. Aga nüüd me peame siis valima nende seast mingisuguse tegelase. Ma arvan, et ehitame ühe korraliku tanki, seega võtame Halforki. Muidugi, kui sa võtad Halforki või Tieflingu või mingi siukese tegelase teed endale, siis arvestage sellega, et tavaliselt kõik inimesed võib-olla ei suhtu sinusse kõige paremini, aga see oleneb, kus maailmas sa mängid. Nagu me näeme, siis Halforkil on Dark Vision, ehk nad näevad pimedas päris hästi. Intimidationis on neil Proficiency, Relentless Endurance ja Savage Attacks ja igast kraami on. Need väiksed asjad tasub siin alati läbi lugeda, siis sa tead täpselt, mis su tegelane teeb. Nii, nüüd me jõuame klassi juurde. See Artificer, see alles tuli, see on suhteliselt keeruline, ei soovita teha, aga see on põhimõtteliselt siuke enchanter, kes võlub asju. Barbarian, see lihtsalt jookseb sisse, tal on rage ability ja siis ta saab vähem damage'it kui teised tegelased, et kui sa tahad lihtsalt sisse joosta, kõigile kirvega näkku anda, siis Barbarian on sulle. Bard, see on siuke moosekant, kes käib ringi ja oskab ka oma muusikast siis võluloitse välja manada, et see on päris siuke huvitav tegelane. Järgmiseks meil on siis Bloodhunter, kes on Critical Role'i siis tehtud, et see on siuke, seda ka alguses ei soovita ma võtta, ta on ka natuke keeruline, aga ta kasutab siis teemonlikke võimeid, et võidelda teemonite vastu. Järgmine on meil Cleric. Cleric on siis siuke tüüpiline rändav preester või siuke, kes kasutab oma jumala võimeid, siis tal on tavaliselt jumal, kes annab siis oma võimet talle, ta kasutab spelle, ta on väga hea tervendaja grupis, kui grupis ei ole tervendajad, siis Cleric on alati hea valik. Druid, kes on siis siuke lillelaps, kasutab ka üldiselt spelle, aga rohkem siukseid naturaalseid spelle, tema võime tuleb siis naturaalsest maailmast endast, nagu puud ja lilled ja loodus ja mis iganes. Et kui sa siuke looduslaps oled, siis võib-olla see on valik sulle. Fighter on siis kõige üldisem võitleja. Kui sulle meeldib võidelda ükskõik mis relvadega, siis soovitan kindlasti Fighterit võtta. Kõigil nendel klassidel on ka erinevad siuksed nüansid, mida edasi ehitada, mida rohkem leveleid sa saad. Aga Fighteril on just see huvitav asi, et sa saad teda ehitada peaaegu kõigeks. Lõpuks saab isegi Eldritch näiteks teha, et ta saab mõned spellid endale, aga kui sa tahad vibukat ehitada, Fighter on hea valik, kui sa tahad lihtsalt mõõgaga näkku inimestele anda, see on ka hea valik. Nii et Fighter on üks kõige lihtsamaid ja kõige versatiilsemaid klasse siis. Muidugi, kuhu me saame minna ilma mungata. Munk on siis kasutab võitluskunste, peksakas rusikatega või siis võtab oma mingi oksa ja lööb sellega näkku. Ta on siuke väga huvitav, tal on keypointid, mida saab kasutada võitluses ja neid kasutades saab siis erinevaid asju teha, et mingid vastaseid kinni panna ja närvisüsteemi lõhkuda neil ja igast huvitavaid kraame saab teha. Ja muidugi meil on ka Paladin. Paladin on siis püha sõdalane. Tema jumalus on ta välja valinud, et ta tooks õiglust maailma või mis iganes, äkki ta on paha jumalus, et siis ta on siuke kuri paladin. Aga paladinid on üldiselt väga oma jumala poole siis ja kannavad rasket armorit, tulevad kohale ja löövad korra majja. Ranger, kui sulle meeldib metsas elada ja metsavennad on sulle alati meeldinud, siis Ranger võib-olla on valik sulle. Üldiselt Rangeritel on ka valik, et kas nad tahavad endale mingit looma ka. Rangerid on siis metsas kõige paremad, neil on mõned spellid ka, üldiselt kasutavad vibusid või siis mingeid võõke või värke, aga üldiselt siuksed metsavennad. Kui te olete Lord of the Ringsis Legolast vaadanud, siis ta võib-olla läheb Rangeri alla. Siis meil on Rogue. Kui sa tahad olla nähtamatu, hiilida varjudes, backstabida inimesi, siis Rogue võib-olla on just sinu klass. Saad varjuda väga kiiresti, ta eriti väga rasket armorit ei kanna, aga sellegi poolest suudab ta backstabida ja
leida mõnusaid hetki, kuidas teha väga kiirelt väga palju haiget vastastele. Ja muidugi ta on ka väga hea lukkude eemaldamises ja muukimises, varastamises, kõikides sükestes allilma asjades. Siis on meil Sorts, kes on siis sündinud oma erilise orgaanilise väega ja kasutab siis seda, et manada loitse. Tal on ka lõpuks sellised sorcery punktid, mida saab siis kasutada, et endale spelle juurde saada või neid modifitseerida kuidagi. Et see on selline päris huvitav klass, aga võib-olla alguses natuke keeruline inimestele, kes alles alustavad. Siis on meil Warlock, kes on oma väe saanud tehes lepingu mingisuguse muu olevusega, olgu see siis teemon või mingi pooljumal või mis tahes mingisugune üleolev koll. Ja no teda annab ka päris mitut sorti asju panna tegema, et on võimalik lihtsalt spellcaster olla, kes laseb aina oma Eldritch Blasti või siis tekitad endale mõõga ja teed pakti mõõgaga. Et Warlockid on ka siuksed päris huvitavad, sa saad teda ehitada nii, kuidas ise tahad umbes. Ta on rohkem siuke natukene segase backstory'ga tegelane. Ja lõpuks on meil Võlur. Võlur on pannud kõvasti aega ja vaeva selleks, et õppida erinevaid võimeid ja loitse ja spelle ja igasuguseid rituaale. Ja kasutab oma teadmisi, et just seda teha võitluses või väljaspool võitlust. Need on siis tüüpilised võlurid, et kui Gandalf on sinu teema, siis võta Võlur. Need on siis meie klassid. Võtame äkki, teeme kleriku, miks mitte. Proovime klerikut, jah, lisame selle klassi siis. Siin hitpointid, siin saab teada, et mida sa veeretama peab kui hitpointi. Siin saab enda levelit vahetada, et kui näiteks alustate mängu mingi level 3-na, siis võtad siit level 3. Proficiency'd, neid saab ka valida, see lihtsalt näitab, milles sa hea oled. Et ütleme, et sa lähed vanasse templisse ja küsid oma DM-i käest, et kas ma tean midagi selle usu kohta, mis siin on olnud, siis pead religiooni viskama. Ja religioonile annab praegu see punkte juurde, kui ma siin religiooni panen. Nii, Divine Domain, siin ma saan valida domeini, siis mul on neid eriti palju siin, võib-olla teistele natuke vähem. Aga ütleme, et ta on Nature Domain. See võib päris huvitav olla. Muidugi need asjad soovitan siin kõik läbi lugeda. See annab sulle rohkem infot, et kes su tegelane on. Mul on siin Acolyte Nature ka. Võtame Nature ja spelli saan ka valida. Võtame siit Mending äkki. Ja Mending on alati hea. Mending siis aitab ilusti asju korda teha. Ja kui me võtame siit spellid, siis me näeme, et siin juba 2 varianti on. Rituaali spellid ka ja need on siis kõik need spellid, mida ma tean. Kui võtta siit level 0 spellid, neid saab alati teha ja need tuleb siis valida. Nii, Sacred Flame on alati hea. Mending mul juba vist on. Spare the Dying on hea. Thaumaturgy on ka päris hea. Cantripid on mul nüüd 3 tükki olemas ja võtame siis ka spelli. Mul tegelikult, kuna ma olen klerik, on väga palju spelle, mida ma tean, sest mu jumal lihtsalt ütleb, et näed, siin asjad, oska teha neid nüüd. Ja klerik saab siis iga hommik endale valida mingisuguse spelli, mida ta teeb. Aga olgu, ma valisin spellid ära, ma valisin oma class feature'id ära, ma olen praegu level 1, manage'ime HP ka, siin ma peaks viskama nüüd täringut. Ma pean endale täringut tooma. No nii, täringud olemas, siin on ka kirjas, et kleriku hit dice on D8. Kuna ma olen level 1, siis mu hit dice on 1 D8. Aga siin on mul ka D8 täring. Nii et veeretan, palju mu elusid see on. Ma veeretasin 6. Nii, rolled HP paneme 6, poop, apply. Ja nüüd mu tegelas on 6 elu. Nüüd lähme edasi. Ja see on võib-olla veel üks keerulisemaid osi siis. See on siis see koht, kus sa paned punkte, milles sa hea oled. Mulle tavaliselt meeldib point buy panna. Standard array on ka päris hea variant algajatele. Ja manual on see, kui sa viskad ise endale, et selle koha pealt jälle kontakteeruge oma kohaliku Dungeon Masteriga. Paneme siis point buy siit.
ja siit ma saan panna siis oma erinevaid punkte, kuhu ma tahan. Strength võiks olla päris hea, 12 äkki. Dexterity ei ole nii oluline, sest ma olen lihtsalt mingisugune suur koll, kes kannab palju armorit ja annab oma jumala poolt peksa kõigile. Wisdom on väga tähtis, sest klerikutel on wisdom põhiline atribuut, mida nad kasutavad, et oma spelle teha. Karisma võib ka okei olla. Intelligence, ta võiks olla siuke tavalise, äkki me teeme just lolli. Ta on suhteliselt siuke tainas, aga ta usaldab oma jumalat ja see tähendab, et ta läheb rändama maailma. Võib-olla tõesti, äkki siit tuleb juba mingi backstory välja. Mis need siis tähendavad üldiselt? Strength on jõud, kui sa lööb mingi relvaga. Dexterity on osavus või siuke vilumus. Saad eest ära hüpata, osad relvad vajavad seda, kõik laskerelvad näiteks, nagu vibu laskmine läheb dexterity alla. Constitution on siis füüsiline tervis, et kui palju elusid sul on, kui hästi sa damage'it vastu võtad ja see aitab ka erinevate mürkide ja asjade vastu. Intelligence muidugi on siis intelligents, et kui tark su tegelane on. Wisdom on siuke elutarkus ja mentaalne tervis su tegelasele, et kui keegi üritab siin näiteks ära võluda mingi charmiga, siis pead wisdomit viskama üldiselt. Karisma, see lihtsalt näitab seda, kui hästi sa suudad inimesi veenda ja nendega läbi saada. Siin samal lehel on kõigi klasside kohta info ka, nagu näete. See tasub kõrvale lahti võtta, sest siin on alati kirjas, et mis sinu klassi jaoks kõige parem stat on. Et kuna ma võtsin siin ilusti kleriku, võtame kleriku detailid, nii, ja vaatame, siin on ka quick build, wisdom on tähtis, ja siis strength või constitution on ka head talle. Et alati tasub seda vaadata. Aga nüüd oma tegelase juurde tagasi minnes, siis võtame next, siin saab veel oma tegelase nime muuta, Tyson, vaatame, mis siin veel on. Kuna ma olen ork, Kuros on ka päris hea, vaatame, kas me mõne portree ka saame panna. See näeb päris lahe, ork välja. Nii, ja siin tuleb ka background võtta, et neid on ka päris mitu. Mul on ilmselt rohkem kui algajatel. Kuna ta on siuke oma jumala järgi paneme ta Acolyte. Siin võib need kõik läbi klikkida ja vaadata, mis siin kirjas on, aga need üldiselt annavad sulle lisavõimeid, lisaoskusi. Need on muidugi tulevad alati kasuks. Võtame talle siis Athletics Skill Proficiency, millest ta siis hea on. Millest ta veel võib hea olla? Ütleme, et ta on survivalis hea, sellepärast, et ta on siuke rändav preester. Nii vaatame language'id, mida ta võiks osata. Draconic äkki ja Elvish. Ork, kes oskab elfide keelt. Ja siin saab ka võtta siis karakteristikuid. Mis on päris hea, kui sul ei ole endal mingi lugu välja mõeldud, et kes ta on, miks ta on ja kuidas ta on. Siis siit saab valida endale erinevaid ideaale, bonde ja ka vigasid. Karakteritel on alati vead ka, isegi kui nad on kõige ägedamad tegelased maailmas, et isegi Iron Man on natuke pessimistlik ja depressiivne ja vahest joob liiga palju. Väga hea! Näiteks ma idoliseerin mingisugust tegelast, kes on näiteks seal samas templi ordus või kuskil väga suur tegelane ja ma tahan olla tema moodi. See on päris hea. Ideaalid, ta tahab kogu aeg maailma muuta, sellepärast et jumalad tahavad seda ja muutus on väga hea tema meelest. Bondid, mis siis teda nii-öelda minevikuga seob. See sobib ka väga hästi. Ma võlgnen oma elu preestrile, kes võttis mu enda juurde, kui mu vanemad said surma. Siit tuleb juba mingisugune backstory välja ja ma olen äkki võib-olla väga mitte paindlik oma mõtlemises. Super, väga hea. Siit saab siis karakteri detaile võtta. Neid asju ma tavaliselt väga ei näpi. Muidugi ma olen klerik, seega mingi jumal võiks olla siin ju. Kuna ma võtsin oma domeeniks siis nature'i, siis paneme tuulejumal. Mul küll talle mingisugust nii-öelda nime pole välja mõeldud, aga tuulejumal ma arvan sobib, see lifestyle ka väga ei huvita. Aga siin me saame nüüd öelda, milline see tüüp on. Ütleme, et tal on tumedad juuksed ja ütleme, et need on suhteliselt pikad tumedad juuksed. Nii,
ja nahk on siuke pruunikas, päevitunud pruunikas orki nahk. Silmad. Kollased silmad. Nagu sügislehed. Vaat nii. Kui pikk ta on? Ütleme, et ta on 185 sentimeetrit. Ja siis weight ja age, kui vana ta võiks olla? Ta on 26 aastat vana, ütleme. Ja raskus, siin aitab väike guugeldamine alati. Ütleme, et ta on 200 naela siis raske, mis tähendab, et ta on siis umbes mingi 90 kilogrammi. Ta on meessoost ja siin näeb siis neid samu asju, mis ma just valisin. Ja notesidesse saab siis alati panna oma backstory asju juurde, et siin on isegi backstory jaoks oma lahter. Ja saab ka panna, kes su sõbrad on või mis organisatsioonidest sa pärit oled ja nii edasi. Ja kui on organisatsioonid, muidugi backstory'te, siis räägi oma DM-iga läbi, et missugune backstory tema maailmas üldse töötab. Nii et oma backstory kirjuta oma Dungeon Masteriga kooskõlas alati. Aga organisatsiooniks paneme siis tuulehiied, sest ta on siuke neitsu tüüp ja ütleme, et siis hiidedes ongi siuksed suured puud ja seal on äkki mingi suur puu, mis ongi tempel. Äkki see sobib väga hästi. Nii, ja ma arvan, et lähme edasi. Equipment. Selle osa ma soovitan ka koos oma Dungeon Masteriga teha. Siin muud erilist ei ole, lihtsalt, et tema saab siis öelda, kui palju equipmentit ta lubab algusel siis teile hoida. Aga ma saan siit valida 2 scale mail, chain mail. Võtame scale maili ja crossbow, miks mitte. Ja priest back, muidugi. Võtame amuleti, selle holy sümboliga ma saan siis manada oma spelle. Veel üks. Embleem, võtame embleemi ka. Prayer book, see on ka päris hea. Vestments, set of common clothes, seda ma kunagi ei pane, sellepärast, et niikuinii inventaris on palju asju ja loogiline on, et sul on riided seljas. Ja mingi pouch of 15 kulda ka. Sobib väga hästi. Nii, ja nüüd meil on põhimõtteliselt tegelane olemas. Nimi Kuros, ta on siis Cleric, level 1, Half-Orc. Siin on kõik mu need punktid kirjas, milles ma hea olen. Lisaks on siin veel oskused, milles ma hea olen. Kus talent on ees, sinna tuleb proficiency juurde, et see on päris hea. Proficiency on +2. Armorit näitab siin, kuna mul asju seljas ei ole, siis äkki paneks need ka selga endale. Paneme nad ilusti selga siin. Ja nüüd mu armor on kohe 16, päris hea. Siin näitab ka spelle, mis spelle ma teha saan. Ma saan inimesi aidata, ma saan loomadega rääkida ja loomadega sõbraks saada väga kergesti. Lihtsalt klikib peale ja nii ongi. Mul on 2 spell sloti ka, mis tähendab, et ma saan 2 korda siis päeva jooksul teha oma spelli. Siin on ka feature'id ja traitid kõik kirjas. Kui siin liiga palju infot korraga on, siis saab siit võtta class features ja vaadata, mis su klass sulle annab, mis su rass sulle annab ja ka feat'id, kui sul mõned feat'id on. Descriptionis siis siin on kõik kirjas, mis sa ise kirja pand. Siia võib veel kirja panna, et ma ei tea, kannab pikka halli mantlit. Sobib. Et siuke parem kirjeldus natuke, et mis riidet ta kannab ja milline ta välja näeb. Alati hea. Sest kui keegi küsib, et milline sa välja näed, siis sa kohe oskad öelda. Notesidesse võib ka alati oma backstory'd ja asjad kirja panna. Nagu sügavalt soovitan backstory korralikult läbi mõelda, et isegi kui sul teed tegelase varem valmis ja siis nende valikute järgi võid endale mõelda, et Kuros oli mingi orkide kambas ja siis nad võitlesid mingi linnaga, aga Prester leidis siis lõpuks nende lapse, nad tapsid kõik orgid ära ja siis võtsid oma templisse, mis oli siis linna ääres kuskil hiidedes, kasvatas ta üles inimeste seas ja kuna ta ongi half-orc, ta on siis pool inimene, pool ork, kasvaski üles prestrite hulgas ja saadeti siis maailma rändama jumala tahet tegema ja see ongi äkki ta backstory.
ta ei teadnud kunagi, kes ta vanemad on, preestrid ei öelnud talle äkki seda ja ta lihtsalt otsib praegu oma jumala tahet ning võib-olla ka oma nii-öelda vanemaid, kes nad olid, miks nad olid, kes ta on ja miks ta on siin. Ja ongi kohe backstory litaki valmis, väga hea. Creature'ite alla saad siis oma pette asju panna ka, et siit saab otsida igast asju. Kui aga su DM ütleb, et kuule, me ei kasuta digitaalset character sheet'i, mis siis, et see on kõige mugavam asi maailmas ja see asi arvutab ise kõik asjad ära ka, et kui ma lähen attack, siis ta kohe ütleb, et kui kaugele sa saad lasta, mis sa veeretad, et D20+2, et pihta saada ja damage siis on 1D8. Selles mõttes digitaalne seesamune karakterileht on väga mugav kasutada, alati soovitan, väga soovitan, see on elu minul kõvasti kergemaks teinud. Nii, kui sa tahad oma tegelast muuta pärast, siit saab alati võtta edit character või manage levels, saad omale leveleid juurde panna. Siin on ka short rest ja long rest, et kui mängus sees sa puhkad, siis ta resetib kõik asjad ära, mis peavad ka resetitud olema, et ei pea käsitsi mingeid numbreid hakkama toksima sisse. Lisaks on siin ka export sheet. Kui sa võtad export sheet, siis sa saad selle sama karakterilehe välja võtta ja ta tuleb sulle siin klassikalises D&D vormis siis välja. Tal on kõik info juba sees, sa saad sisse klikkida, kirjutada siia igast asju ise juurde, kui vaja. Ja muidugi saad ka välja printida ja elu on kohe palju kergem. Aga noh, see on siis, kui su DM ütleb, et ei, me digitaalselt, me elame ikka kiviajas, siis võid seda ka teha. Nii, aga meie kuuros on valmis siis. Cleric, kes käib maailmas ringi ning tahab oma tuulejumala heakskiitu. Ta on kuulnud võib-olla ka minevikus mingisugusest kangelasest, kes on tema preestrite konnast vist. Ja siis üritab olla nagu tema, kes käis ka ringi ja võib-olla hävitas draakoni ja võib-olla sai kuulsaks sellega, kes teab, võib-olla see oligi linnas esimene võlur sõdur, mis preester sõdur, kes hävitas draakoni. Võib-olla. Nagu backstory on täpselt see, mis sa ise viitsid välja mõelda või suudad. Aga niimoodi siis saab teha endale tegelast väga kiiresti, väga kähku. Muidugi siin D&D Beyond lehel on absoluutselt kõik muud asjad ka kirjas, reeglid, kõik asjad. Kui sa ei tea sellest mängust mitte midagi, vaata paar videot ennem ja siis tule tee enda tegelane ning mine mängi oma sõpradega. Ma mäletan, kui ma alustasin D&D mängimist, siis me tegime tegelase koha peal, ma D&D Beyondist ei teadnud veel mitte midagi, üritasin ise neid asju kokku panna ja mul sõprade tegelaste tegemisega läks üle 3 tunni aega. Võrreldes, et siin saab mingi paarikümne minutiga lõdvalt ilusti kõik asjad kirja panna ja ära teha ja saab isegi loogiliselt aru, kust need punktid tulevad, siis alati soovitan teha digitaalselt. Suur tänu, et te seda videot vaatasite. Ma loodan, et sellest oli kasu uuematele mängijatele, võib-olla ka vanematele, kes teab. Kui sa tahad siukest D&D kraami veel näha, siis jäta kommentaar, mida sa tahaksid näha siin kanalil ja pöialda, subscribe'i ning näeme võrgus.